kui siis üks jabur ja hull inglanna ligines minu autole ja laskis ligida maa pealt kuuli, mis läbistas minu ninasõõrmed. Vannitoa uks hakkas aeglaselt kriuksades avanema. Päriselt ka, õudusfilmi moodi aeglaselt. Ma ei tea, miks ma otsustasin ümber pöörata. See oli mu suurim viga, kahetsetud. Seal ma teda nägin, halli nahaga naine, pikkade lõpustega. Ja järgmisel päeval riputati tema surnukeha koos Petacci ja mitme teise fašistliku juhi kehadega Milanos Piazza Loreto väljakul pea alaspidi rahva hulga ette. Tagasi voodisse, tuled kinni, heli algas uuesti, seekord valjemini. Nägime, kuidas rulloo edasi-tagasi vastu akent põrkas. Tere, armsad külmaristajad ja Kikimooride sõbrad. Mina olen Taki. Ja mina olen Heidi. Ja ma just kurtsin siin, et mul on ringlight imelikult, siis koristaja käis ja Laura, meie armas kuulaja Laura, pikaajaline külmakate Kikide fänn ja lisaks suurepärane koristaja. Nii et kui tal on vaja koristajat, siis ma võin teda soovitada. Aga ma tahtsin rääkida, et siis juhtus ka midagi kriipit. Iga kord, kui ta käib, juhtub midagi kriipit. Esiteks mul on tunne, et ma pean maja haldjale panema alati siis midagi natukene leevenduseks pärast seda, kui siin Laura on üle tuhisenud. Aga täna ma käisin autoga teeninduses mingi hetk ära ja samal ajal tegi Laura elutuba niimoodi, et laelamp põles ja ta kirjutas mulle lihtsalt, et mingi laelamp vilgub lihtsalt lampi nagu. Mul ei ole elus kunagi laelamp vilkunud. Nagu teised pirnid veel vahel teevad seda, sest nad on, mul nutipirnid on ja teistes tubades, mis on seadistatud ja siis nad muudavadki vastavalt seadistusele, aga mingit vilkumist. Ja lisaks sellele, niipea kui Laura sisse astus, kadus ära mul internet ja seda sa tead, sest me olime samal ajal koosolekus sinuga lihtsalt täpselt see hetk, kui ta nagu ukse kinni pani, ma olin täiesti kindel, et see lihtsalt lõikas selle füüsiliselt selle internetikaabli läbi. Aga ma tegin diagnostika ja siin me nüüd oleme. Ei ole hotspotis, kuigi Heidi hakib kogu aeg. Ma arvan, et sina hakkis ikka vahepeal, aga ma arvan, et Laura lihtsalt on kaaslased. Jaa, tal on kaaslased ja tal on The Site. Sõbrad, just. Aga no loodame, et Merkuuri retrokraadis, nagu me siin oleme, et hoolimata sellest me saame saate nii ära teha, et me ei pea see lihtsalt oma pilti panema, vaid te näete meie liikuvaid ja rääkivaid päid. Ja ma täiesti failisin eelmisel nädalal selles suhtes, et mul tegelikult oli üks pikk lugu, mis oli seotud hotellidega. Nii et ja mul oli üks teine lugu, mida ma ei jõudnud teha, aga nüüd siis tänaseks tegin ära, nii et siis oleme Patreonid ja YouTube'i toetajad, kes te selle teema valisite, te saate nüüd 2 saadet hotellidest, sest ma saan aru, et ka Heidil on täna. Jah. Aga minult te saates nii, et see üks pikk lugu tuleb 2 osas. Ja ma tahan teile rääkida Benito Mussolinist. Nii et me läheme Itaaliasse ja nagu ajaloo kanalile History Channelile kombeks, siis ikka räägime natsidest ja fašistidest. Tore, lõbus. Väga lõbus. Kui te ei tea, kes oli Benito Mussolini, sündis ta 1883 ja 1945 oli siis see, millal tema elu lõpetati. Ta oli siis Itaalia fašistliku liikumise rajaja ja juhtis siis Itaaliat 1922 kuni 1943. Ja ta oli muidugi väga suur diktaator, kes tsenseeris siis, kõigepealt ta kaotas poliitilise opositsiooni, tsenseeris ajakirjanduse. Riigis kehtis siis üheparteiline süsteem ja oli siis suur natsi Saksamaa sõber. Ja ta oli tegelikult siis esimene 20. sajandi Euroopa diktaator, kes üks moodsa totalitaarse riigi mudeli lõi ja see siis inspireeris Hitlerit, nii et ta tegelikult oli nagu
Hitleri sihuke mentor, võiks öelda isegi. Kõlab juba hästi. Ja, aga ta oli jah, ikka paras sihuke fašist. Noh, ikka sihuke isikukultus ja ikkagi rahvuslikkus võtmes, et rahvuslus on üle kõige. Sellega sai õigustada ka vägivalda ja siis seda, et demokraatia lammutas. Väga palju siis tõi see kaasa erinevaid poliitilisi repressioone. Seehulgas ta siis võttis ette sõjalisi avantüüre Aafrikasse, Balkanile. Ja lõpuks siis muidugi ta osales Itaalia, ta juhtis siis Itaaliaga teise maailmasõtta, aga see lõppes siis jutumärkides mõnusa katastroofiga. Aga temast me räägime täna, tänasel päeval me peame rääkima fašismist ja natsismist väga palju, sest et see tõus on praegu hirmuäratav. Aga ma leidsin tema enda tekste ja neid, ma arvan, on huvitav täna siis ka tänasel päeval vaadata. Ja ta rääkis siis atentaatidest, mis olid talle siis korraldatud. Nii et nüüd siis järgneb kõik nagu Mussolini enda sõnade läbi, mis oli siis küll tõlgitud eesti keelde. Ta autobiograafia kandis pealkirja Minu elulugu. Selles mõttes tore, ikka inimesed oma elulugusid avaldavad elavate inimestena, aga ta oli väga suleosav selles mõttes kirjamehena. Pealkiri juba ütleb, et ta oli väga andekas. No selles mõttes, et sa ei tõuse on ju diktaatoriks ilma, et sul ei oleks nagu häid oraatori omadusi, et tegelikult ka Hitler oli ju väga karismaatiline ja seda kindlasti, ja Stalin oli ja ühesõnaga, et diktaatoritel seal on mingid eeldused peavad sul olema. Aga siis need ma leidsin uudislehest juulikuust 1939 ja ta rääkis siis erinevatest atentaatidest. Kõigepealt ta rääkis siis sellest, kuidas ta 1925. aasta veebruaris jäi tõsiselt haigeks ja mingit infot nagu tema seisukorra kohta ei antud ja kirjutas siis nii. Möönan, et olukord oli teatavas mõttes küllalt ohtlik. 40 päeva jooksul ei pääsenud ma toast välja. Minu vaenlased hellitasid suuri lootusi, et minu lõpp on lähedal. Minu vaikimise ja üksteisele vastu rääkivate kuulujutude tõttu olid fašistid väga mures. Kunagi ei ole ma nii teravalt kui siis tajunud, et olin asendamatu oma meestele, mind usaldavale rahvale ja kõigile Itaalia rahva suurtele vooludele. No siuke siis on tema siuke stiil. Aga lõpuks ta siis sulge teeb hääli. Jaa, mul teeb arvuti hääli, kui laps ennast enda telefoni logib. Okei. Ühesõnaga, ta siis ilmus välja märtsi lõpul fašismi 6. aastapäeval Palazzo Chigi rõdule, kuna siis mustsärklased, kes olid siis Itaalia fašistid, nõudsid, et ta ikkagi teeks mingi sõnavõttu ja ta kiidab siis ka väga arste, kes olid ta terveks ravinud. Aga siis jõuame siis atentaatideni. Ja ta nimetab siis seda või ütleb, et teise seeria sündmusi, mis tähistasid minu elu raskusi, moodustavadki minu vastu toime pandud atentaadid. Selle seeria algatas Zaniboni. Ta oli alatu sotsialist, kes sai Tšehhoslovakkia, praegu siis Tšehhi ja Slovakkia, sotsialistidelt 2 Tšehhi, kumbki 150 000 frangi peale, et juhtida fašismi vastast võitlust. Muidugi kasutas Zaniboni 300 000 franki selleks, et saatanliku oskusega ette valmistada atentaati minu vastu. Oma teo läbiviimiseks valis ta võidu mälestamisele pühendatud päeva. Ta peitis enese ühte tuppa Hotel Dragonis, mis asetses otse vastu Palazzo Chigit, mille rõdult ma tavaliselt jälgisin rongkäike, mis kulgesid seda teed pidi tundmatu sõduri mälestussamba juurde, et asetada sinna lilli, avaldades austust ja anda tootust. Oma Austria püssi terava sihikuga ei oleks see selmärgist mööda lasknud. Et vältida kahtlusi, kandis ta majori mundrit ja seadis ennast juba hommikul valmis, et teostada roim. Ta paljastati. Teda oli jälgitud juba pikemat aega. Mõni päev varem oli kindral Capello teda suuremeelselt varustanud veel raha ja nõuannetega. Ka vabamüürlased olid asetanud oma lootused temale.
kuid tund aega enne kavatsuse teostamist vangistati üheaegse haaranguga Saniboni, kindral Capello ja hulk väiksema tähtsusega vandeseltslasi. Sellega lõppes esimene peatükk. Lähme siis järgmise atendaadi juurde, mis toimus 26. aasta aprillis. Mussolini oli siis avamas rahvusvahelist arstiteaduse kongressi. Kui siis üks jabur ja suurushull inglanna ligines minu autole ja laskis ligida maa pealt kuuli, mis läbistas minu ninasõõrmed. Veel üks senti. Oota nüüd selles mõttes, et mismoodi palun? Ma pärast lõpus räägin, mis siis nagu päriselt oli, kuidas oli ja mis oli tema suurustlemine, aga noh, oleme meiegi näinud kõrva, mis väidetavalt sai kuulist pihta ja näeb välja nagu rõõsa ja ilma ühegi armita. Aga igal juhul Mussolini ütleb, et lask oleks võinud saata või kujuneda saatuslikuks. Nagu ütlesin, oli laskja hull ja hüsteeriline naisterahvas juhitud isikute poolt, keda ei õnnestunud kindlaks teha. Jätsin selle naise tema saatuse hooleks, saates ta lihtsalt üle piiri, kus ta võis järele mõelda oma ebaõnnestumiste ja rumaluse üle. Just pärast seda sündmust, kui mu nina oli alles sidemeis, esinesin kõnega ühel kõigist Itaalia osadest kogunenud ametnike koosolekul. Seal pidasin tarvilikuks ütelda järgmist. Kui lähen edasi, järgnege mulle. Kui ma taganen, tapke mind. Kui ma suren, tasuge minu eest kätte. Oi, kui sügav. Aga edasi ma räägin siis atendaatidest ja mis siis oli tõsi ja mis siis oli propaganda. Saate teise loona. Olgu siis niimoodi. Lähme hotellitubadesse täie hooga edasi ja need lood on kõik Redditist ja osad neist on nii napakad, et oh my god. Eriti see, mis jääb lõpupauguks Patreonide ja YouTube'i memberite sinna pärusmaale boonusossa. Aga hakkame algusest minema. Kui olin umbes 10 või 11 aastane, viis minu ema mind, minu vanaema ja meie 2 nõbu reisile. Sõitsime õhtuks hotelli. See oli väike eraldatud koht mägedes imelise vaatega. Seadsime end sisse, kui ema leidis klaasi huulepulga jäljega ja voodilina, millel oli verd. Ilmselgelt oli seal enne peatunud naine ning hotell oli toa koristamisega kehva tööd teinud. Mitte nagu Laura. Mitte nagu Laura. Kusjuures ma tahtsin öelda seda, et see on üks mu suurimaid hirme, et sa oled kuskil. Mulle ei meeldi need hotelli, need nii valged linad, sest et iga naine, kes menstrueerib, või vabandust, iga inimene, kes menstrueerib, teab, et seda juhtub, et see saab veriseks. Nagu verd juhtub meie elus. Ja samas nagu selles mõttes mulle hullult meeldivad need hotelli ilgelt valged linad, sest et olles hotellis töötanud, ma tean, et neil on sügavalt savi, mis seal linade peal on või ei ole. See läheb vist umbes sinna kategooriasse, et sa lähed günekoloogi juurde ja siis oma aluspüksid niimoodi mätsid hästi tihedalt kokku ja siis lähed lauale ja lükkad jalale. Kunagi sükest asja teinud, aga noh, okei, ka targem. Nii, ema läks uut tuba küsima. Töötaja vastuvõtus ütles, et vaputube pole ja püüdis neid veriseid linu isegi minu kaela ajada, kuigi mina polnud isegi voodit puudutanud. Ja siis on sulgudes, et mul polnud tol ajal isegi veel esimest menstruatsiooni olnud. Oli hilja ja me olime väga väsinud. Ema vihastas ja nõudis juhatajat. Juhataja tuli ning kordas sama juttu. Vabutube pole, kõik on välja müüdud. Aga ema jäi endale kindlaks. Lõpuks lubasid nad uuesti kontrollida ja ennäe imet, neil oligi üks tuba, täpselt samasugune, ainult paar korrust kõrgemal. Läksime uude tuppa, avasin ühe akna, et vaadet imetleda ja märkasin aknalaual toore riisireakest. See ei olnud asi, mida ma arvasin, et ta seal märkab. Ma räägin, need on veidrad lood. Mis mõttes? Vanaema selgitas, et see pidavat kurjasi vaime eemal hoidma. Nojah, vana hea ebausk. Naersime selle üle ja läksime magama. Vanaema sai endale ühe toa
Üks nõbu magas diivanil, ema, mina ja üks väike beebi nõbu jagasime suurt magamistuba. Heitsime voodisse, ema kustutas tule, beebi jäi kohe magama. Siis hakkas kostuma koputav heli. Mitte väga vali, aga piisav, et magama jäämist häirida. See kõlas nagu ruloo, mis lööb vastu aknalauda. See on nii tuttav sound nagu suvel kogu aeg, tuuletõmbega. Mul ei ole kunagi olnud ruloosid, aga ma tean, eks ma ikka seda heli tean, jah. Ema tõusis voodist ja kontrollis, kas aken on korralikult kinni. Oli küll, täiesti kinni. Ja ka sellel aknalaual leidus riisiterasi. Laesega põrandal polnud ventilatsiooni avasid, aga see ruloo liikus ikkagi kuidagi. Ema süütas tule, et paremini näha. Ruloo jäi kohe seisma. Võib-olla mingi veider ventilatsioonisüsteem, mis töötab ainult siis, kui tuled on kustus. Vaadates ringi, ei leidu midagi. Tagasi voodisse, tuled kinni. Heli algas uuesti, seekord valjemini. Nägime, kuidas ruloo edasi-tagasi vastu akent põrkas. Ema pani tule põlema, jälle jäi kõik vaikseks. Ta tõusis uuesti, kontrollis aknaid, seinu, ust, mitte midagi. Sellepärast tulebki magada mitte nagu üleni pimedas nagu. Ma ei saa magada mitte üleni pimedas. Ma tean ja selles mõttes, et mul on ju need haldjatuled on akna peal ja siis üks rida läheb mööda voodipäits, päist. Ja Daniel, kui siin on, siis ta alati ikkagi võtab need aknaomad ära ja kui mul õde siin ööbib, siis ta võtab kõik ära igalt poolt ja ma ei saa nagu, mis te nalja teete või? Miks ma pean olema üleni pimedas? Aga ma saan aru, ma magan padi üle pea, vaata. Siis sul on just savi. Ei või? Ei, mulle meeldib, kui ma öösel üles ärkan, siis ma ärkan suht tihti, et ma ikkagi näen, kus mu veeputel on ja et mul ei ole mingit kummitust seismas kuskil ja Okei. Mul on need silmaklapid olnud viimased mitu kuud ja ma ei tea öödega mütsi. Silmaklapid on küll väga head, jah. Nii, lähme siis edasi selle asjaga. Selleks hetkeks olin päris hirmul, sest midagi tundus väga valesti. Ema tundis seda samuti. Ta on kristlane, nii et hakkas kohe kõva häälega palvetama. Mina pugesin teki alla peitu. Lõpuks see heli lakkas. Arvasin, et olen liiga hirmunud, et uinuda, aga kuidagi saime öö mööda ilma uute vahejuhtumiteta. Järgmisel hommikul registreerisime end välja ja sõitsime koju. Hiljem sai ema teada, et umbes aasta enne meie ööbimist oli keegi selles hotellis aknast alla hüpates enesetapu teinud. Kas see oli sama tuba, kus meie ööbisime? Uudisloos seda ei mainitud. Ilmselt ei saagi me seda kunagi teada. Ma ei usu siiani päriselt kummitustesse, aga see mälestus oli küll õõvastav. Indeed. Minu meelest on nagu hea, et nad koha peal olles ei olnud selle infoga kursis. Jah, kui sa ei ole just tondikütt. Ei no, ma mõtlengi, et nagu üks asi on see, kui sa lähed oma masinapargiga sinna kohale ja sul on nagu see info olemas ja sa tead nagu, kust nagu hakata koputama. Mitte lideraali koputama, aga nagu selles mõttes õigeid nuppe vajutama nii-öelda, eks ju. Kaua sul need uued prillid on olnud? Need on vanad. Okay. Mul on, ühed on siin. Mul on 2 prillid. Mul ka 2, aga lihtsalt teisel on klaas. Lihtsalt need eelmised või need vahepealsed, nad ei püsi mul ees enam. Nad vajuvad ära kogu aeg ja siis ma lähen kettasse, seega ma olen ka silmaprillideta või nendega. Okei. Ma arvan, et paljud teised ka mõtlesid selle peale. Ma lihtsalt, mul on rahva hääl. Aga nimedest rääkides on tulnud vist see hetk selles saates, kui me läheme YouTube'i ja Patreoni, kus saab meid liikmeks olemisega toetada. Me täname kõiki meie toetajaid ja pakume vastu omalt poolt natuke lisava väärtust boonuslugude näol, saate märkmete näol, te saate valida teemasid, nagu näha nii eelmise kui selle nädala saatest. Varem saate saated kätte, Tondi ehitsus ja nädal aega varem ja meie jaoks on juba jahtimise
hooaeg alanud, teie jaoks peate ootama ära sügishooaja kui algab spooky season või hingede aeg. Aga igal juhul YouTube'is ja Patreonis saate siis, kui te meid otsite sealt Kikimoorid, siis leiate mind üles ja saate teha vastavad liigutused. Ja me igas saates ka tahame nimeliselt tänada oma kuulajaid ja sa võid YouTube'iga alustada, aga ma ütlen ette juba thanks Danielile, kes algatas kunagi seda mängu, et ta igas saates muudab oma nime ära ja ta on sel korral pannud nii pika nime, et see ajas nagu kogu Patreoni nime, nagu selle vaate nii sassi. Et thanks sulle, ma ei jõudnud seda lugeda, aga ma nägin. Tähemärgi piirangu panema. Jah, et igal juhul paljud teist on selle mänguga ka kaasa tulnud, et igas saates meid lõpustada oma toredate kasutajanimedega, nii et see on meie jaoks alati väga tore ja naljakas, nii et aitäh teile. Aga võib-olla YouTube on. Võtad ise? Sünkroon, jaa. YouTube'i liikmed siis täname Jaanika, Steffi, Õnne, Maret, Kaljukits, Jane, Egle, Poliisia, Sema, Liisi, Kertu, Marek, Marge, Õnneli, Kati, Saša, Maarja, Martin, Pirjo ja Keidi. Nii armas. Teid aina tuleb juurde, nii tore. Me ei saa teavitusi selle kohta, me saame Patreonide kohta teavitusi, aga YouTube'i omad on iga kord üllatus meile. Aga siis kõigepealt aitäh vipp-külmaväristajatele, kelleks on Indrek, Mumm ja Volkergeist, Anne-Mai ja Taki. Oh my fucking god. Nii. Dnipropetrovski babuška vajab ka djeduškat. Dnipropetrovski Djed Moroz, Taki, PS veebibrauseris saab pikemaid nimesid sisestada. Ja siin on koma ja rohkem ma ei näe, nii et Üldse ei näe või? Sina näed rohkem või? Oota. Mina näen PS veebibrauseris saab pikemaid nimesid. Sisestada, koma ja rohkem ei ole midagi. Äkki punkt olema? Võib-olla. No tore, et sa selle avastasid. Aitäh sulle, kallis. Nii, ja aitäh Kikide sõbrad, kelleks on Evil Devil koos selle märgiga, Bentley Hakes, Ghost Emoji, Hufflepuff ja siis tal on lõpus seal veel üks sarvik ja Pilleriin ja aitäh külmaväristajad, kogu aeg nüüd sahmime siin ketrama. Endre, Kelly Y-ga, issand üldse ei ole üks hessand, sulgudes Kerli, Merle, Shirley, Malle, Ketrin Y-ga, Kadi Oliver, Krista, Viirastus, Väike Päike, Krets, Valge Siil, Ellu, Helina, Ghost Emoji, kõrvitsa emoji. Takis on kõrvits. Liina, Kersti, Erki, Anni, Ansu, Marta, Märtsi Jänes Ghost Emojiga, Ilona, Anne ja Tondiste ja äkki ma siin annan jälle sulle. Aitäh veel siis Kristin, Regli, Annika, Kristiina, Uneim, Airi, siin olete kallid. Vekti Vuks, kellel on külm, Elen ja onu Vello, Karena, roheline sabata kutsikas. What? Ma ei tea, Kretsu, Diana from the Moon, Bell, Gratu, eksistentsiaalkriisis paralleeldimensiooni humanoid. Oh my god. Madara, Katariina, Heili, lihtsalt kõrvits, Eveliine, Torit, Krislin ja Paul. Aitäh teile kõigile. Ja ärge unustage, et ka www.kikimoorid.ee on üks koht, kus saab meie fännikaupa, seal saab meid toetada sedapidi ja pluss saate vastu siis toredat merch'i. Ja sealt saab saata ka anonüümsed lugusid, kui te ei taha meile kirjutada kikimoorid@gmail.com, kus siis meie mustlesk Mari-Liis neid sordib ja hakkab valmis panema juba järgmise kuulajate kirjade episoodi jaoks, mis õige pea tulemas on.
meil oli vist mingi teema, et Mustlesk ei sobinud enam hästi talle ikkagi nimeks. Ja Jaa, me tahtsime üleskutset teha, et äkki te pakute talle ühe ägeda hüüdnime. ma kindlasti ei taha, et see oleks mingi kirjahaldjas või midagi sellist, aga see peab olema midagi meie vibes. Aga kuna ta on loomade hoidja, siis Mustlesk ei sobi talle mitte kuidagi. Ta on liiga armas selleks. Aga armas nunnipall oli Sete, nii et Jah, teeme Instasse üleskutse selle kohta ja siis sinna kommentaaridesse saab nime variante potsatada. ja siis storidesse vastuse boksi. Jah, just. Ja vaatame, kas me võime teha ka face reveal'i, küsime ta käest. Sest temast on üks väga äge pilt, kus tal on kikimordi müts peas, mida saab ka poest vist soetada. Taki, kuule. See pilt on üleval juba ammu. On või? Siis, kui ta meile tuli, kui me välja valisime. Siis meil on face reveal tehtud ju. Jah. Aga see müts on tal ikkagi peas, mida saab sealt poest soetada. Ei saa praegu. Ei saa praegu või? Otsas. Mis ma üldse räägin siis siin? Mis ma teen siin? Mis on minu eesmärk? Mul on eksistentsiaalne kriis ja ma olen paralleeldimensiooni humanoid. Mul on ka eksistentsiaalne kriis. Ma ei osanud see sõna välja öelda praegu. Just teeb asja veel hullemaks. Aga mul on ettepanek. Räägime lood ära. Okei, räägime lood ära. Nii, Naasi on siia tulnud, aga kus ma nüüd pooleli jäin, järgmise atendaadi. Ühe teise atendaadi, millal oleks võinud olla tõsiseid tagajärgi, teostas anarhist Lucetti, tagasi tulnud Prantsusmaalt, tuli veel viha ja vihkamist, fašismi ja minu vastu. Jällegi siin tsiteerin Mussolinit. Ta ootas mind avarall ja valgel via Nomentanal Porta Pia ees. Võimalik, et midagi on valesti siin ka, vabandan ette. Tal oli võimalik oma roimaplaane vaikselt haududa. Ta oli viibinud Roomas 8 päeva, kandes endaga kaasas suure lõhkejõuga pomme. Lucetti tundis ära minu auto, kui olin sõitmas Palazzo Chigisse ja niipea, kui ta seda nägi, heitis ta põrgumasina, mis riivas ühte auto nurka, langes tänavale ja lõhkes seal, kui mina olin juba eemale jõudnud. Mina jäin terveks, kuid süütud inimesed said haavata ja toimetati haiglasse. Arreteerituna suutis see vilets mees oma hullumeelset tegu õigustada ainult fašismi vihkamisega. Ei saa hukka mõista ausalt ütles. Tähendab, süütud inimeste vastu vägivalla saab hukka mõista küll. Aga Mussolini oli nagu suurem. Ühesõnaga, nii. Mina ei osutanud sellele sündmusele suuremat tähelepanu. Et pidin kohtama Inglise saadikut, sõitsin otse kohe Palazzo Chigisse ja vestlus välissaadikuga jätkus küllalt rahulikult, kuni selle katkestas suur meeleavaldus tänavail. Siis alles sai Inglise saadik imestunult teada, minu vastu toimub puhtad eestikeelsed sõnad taki. Minu vastu toime pandud atendaadist. Viimane atendaat toimus 31. oktoobril 1926. aastal. See juhtus Bolognas, kui olin veetnud päevatulvil elu, vaimustust ja uhkust. Sellal, kui kogu linnarahvas oli reastunud mind tervitama, astus noor anarhist, kelle olid üles kihutanud salasepitsejad reast välja ja avas minu auto pihta püssitule. Istusin Bologna omavalitsuse juhi Arpinati kõrval. Lask kõrvetas minu palitud, kuid mina ise jäin jälle täiesti terveks. Rahva hulka, keda oli haaranud meeletu viha selle teo üle, ei olnud võimalik tagasi hoida ja nad teostasid mõrvari kallal oma kohtuotsuse. Rahvas nõudis raskeid karistusi. Teisedki atendaadid ebaõnnestusid. Rahva pahameel oli nüüd ületamas igasuguseid piire. Sain aru, et oli jõudnud aeg lõpetada vastaste rumal mäng. Igasugusel salaseltsidel, vastasrinna ajakirjandusel ja salakavalail poliitilistel kultustel oli üks ja ainus siht tabada fašismi juhti, sest sellega oleks löödud kogu fašism. Nad uskusid, et kogu liikumine, mis juhtis Itaaliat, keerles üle ühe telje, ühe nime, ühe mehe ümber. Kõik vastased, alates kõige vihaseimast ja lõpetades kõige arukamatega, kõige kavalaimast kuni kõige see ongi ilmalik sõna, sanaatilisemateni arvasid, et ainus viis fašismi hävitamiseks on hävitada tema juht. Rahvas tundis seda väga hästi ja nõudis raskeid karistusi kurjategijatele. Nii. Ja siin ma lõpetan Mussolini tsiteerimise ja lihtsalt on tõsi küll see jah, et
et Mussolini tead, mis lõpuks, küll on või? noh, Kui seda veidrat sõna guugeldada, siis põhimõtteliselt ainus asi, mis vastuseks tuleb, on seesama lugu. ma tahaks teada, kes selle tõlkis, aga ma ei läinud nii sügavale. Aga ühesõnaga, milline siis tegelikkus kujunes, et Mussolini ise siin kujundab ennast nagu meest, kellele kuulid ei mõju ja põhimõtteliselt ajalugu ja saatus kõik kaitseb teda ja nii on pidanud minema. Tegelikult siis teise maailmasõja lõpus liitlased olid Itaalia vallutanud, fašistlik režiim oligi kokku varisenud ja Mussolini põgenes siis 45. aasta aprillis koos oma armukese Clara Petacciga Šveitsi, aga partisanid tabasid ta siis Como järve ääres ja ta lasti siis 28. aprillil 45 maha. Ja järgmise päeval riputati tema surnukeha koos Petacci ja mitme teise fašistliku juhi kehadega Milanos Piazza Loreto väljakul pea alaspidi rahva hulga ette. Ja seda siis tehti samas linnas, kus fašistid olid siis aasta varem hukatud partisanide kehad demonstratiivselt välja pannud, ehk siis nagu silm silma vastu. Ja ajaloolased muidugi ütlevad, et mingi neutraalne allikas tema see autobiograafi ei ole, ja et need atendaadid midagi teda kirjeldab, et see on ikkagi küllalt nagu liialdatud, et näiteks seesama Inglanna, keda ta seal ütleb, et ta oli hüsteeriline, oli tegelikult väga keeruline poliitiline ja religioosne taust oli seal, et seal ei ole mingit lihtsalt mingi pelk meelesegadus nagu. Ja Mussolini arvas, et see mingi oli suur laiaulatuslik rahvusvaheline vandenõu, et sõltumatud allikad nagu ikkagi ei kinnita, et oleks olnud nagu mingi laiaulatuslik, lihtsalt ilmselt oligi hästi palju selliseid väikseid rakukesi, kes proovisid. Nii et niimoodi need autoritaarsed režiimid püüavad ennast ehitada ümber ühe liidri, kes on justkui haavamatu, kellest kuulid lähevad läbi ja jätavad nad terveks, ei jäta kõrva sisse haavagi või nina, aga elu on näidanud, et need müüdid surmaga ka purunevad ja juhtus meil siin selgi nädalal ühe diktaatori hukkamine. Iraani ajatolla on hukatud ja ausalt öeldes meie ülikoolis esmaspäeval tähistasime seda süües pärs ja komme, sest et meil oli Pärslannast õppejõud, kes ütles, et loomulikult ei pea ta vägivalda kuidagi heaks, aga Iraani kodanikuna, vist on ta Iraani kodanik, on ta ainult rõõmus selle üle, kui on maailmast vähem üks diktaator, kes on naiste vastu pannud nagu sellist vägivalda toime. Ja ausalt öeldes jah, lihtsalt nagu fuck see ajatolla. Aga siin sai minu Mussolini osa läbi ja siis ma võin natukene vihjeks anda, et boonusosas ma siis räägin sellest naisest, kes võõrastama ajasid väga huvitaval kombel. Ühesõnaga tegi seal tegusid. Võtame siis järgmise hirmsa loo. Mina ja mu ex-boyfriend otsustasime ööbida ühes odavas motellis. Sisse minnes üllatas meid, et meie tuba asus keldrikorrusel. Koridor oli väga vaikne. Oleks võinud isegi nõela kukkumist kuulda. Arvan, et olime tol õhtul ainsad kliendid. Läksime tuppa, see oli kena ja puhas. Ometi tekitas see koht oma vaikusega kõhedaid tundeid. Kas need on eestlaste lood või? Ilmselt ei ole. Ei ole. Ma ei leidnud eestlaste logosid, nii et sorry. Igatahes me tegime oma asja ära. Seejärel jäime kohe magama. Siis kuulsin duši all käimist. Arvasin, et mu ex-boyfriend on duši all. Muide, vannituba asus minu paremal pool. Keerasin end vasakule küljele ja olin šokeeritud, nähes, et mu eks norskab minu kõrval.
Okei, mul on siin küsimus nüüd kõigepealt sulle. Kummal pool sina voodis magad? Mis pidi me vaatame seda voodit? Okei, kummal pool on sul härra sinust? Ukse pool, Aga sinu kätest nagu? vasakul. Meil ei, no mul on praegu voodi niimoodi, et Daniel peaks olema jah vasakul, kui me võtame selle reegli, et see osapool, kes on vapram, on ukse pool, onju. Aga vaatama võib-olla. Aga mina olen harjunud praegu magama vasakul pool ja nüüd 2 viimast ööd, kui ta siin oli, siis ta lahkemeelselt lubas mul magada vasakul pool. Aga ühel ööl ma ei saanud ikka magada, aga see oli teisel põhjusel, mitte sellepärast, aga lihtsalt see, ma olen nii harjunud ühel pool magama ja ma pean selle ümber harjutama või siis voodi ümber tõstma, ühesõnaga. Aga ma lihtsalt huvi pärast tahtsin teada nagu, see on lihtsalt harjumuse küsimus. Meil on see diil siin, et kuna siin on need katuseaknad, siis just nagu mina olen see, kes kunagi magas öösiti ka täitsa nagu lahtise aknaga, olenemata ilmast põhimõtteliselt. Ehk siis siit mingit õhutusavadest tuleb niisugune tuuleke peale öösel, vaata. Ja mulle see väga meeldib, temale nii väga mitte, seega noh, see on niisugune mõistlik. Ja mul sama, ma tegelikult ju hakkan kohe varsti magama jälle lahtise aknaga. Ja tema mul väike külmavarusükene. Okei, aga jätke kommentaaridesse, kummal pool voodis teie magate, kummal pool on teie potentsiaalne partner või teie praegune partner või oli ekspartner või kas te olete üldse niimoodi risti-rästi üle voodi. Jätke kommentaaridesse Spotify's, YouTube'is. Igal pool see Patreonis saab ka jätta ja Patreonis saab ka jätta. Ja kindlasti tuleb lisada ka see, et kas või mitu kassi või koera magab teie voodi alutsis või otse peas. Ja, palun seda ka. Ja seal, kus te saate, siis lisage pilte ka. Nüüd võtsime kõik. Me peame treetsi minema, tead. Võib-olla tõesti. Nii. Kus ma nüüd siis pooleli jäin? Tema seal vaatas, et eks norskab, jah? Nii. Mu süda vajus saapa säärde. Tundsin, kuidas paanika haarab mind. Kes kurat siis vannitoas on? Siis kuulsin, kuidas dušš kinni keerati. Vannitoa uks hakkas aeglaselt kriuksades avanema. Päriselt ka, õudusfilmi moodi aeglaselt. Ma ei julgenud liigutada. Hoidsin hinge kinni. Aga uudishimu tapab, eks ole? Ma ei tea, miks ma otsustasin ümber pöörata. See oli mu suurim viga. Kahetsen siiani. Seal ma teda nägin. Halli nahaga naine, pikkade mõttega. Ta piirus vannitoa ukse vahelt. Ta vaatas mind oma veripunaste vihaste silmadega. Need neetud silmad, ma ei unusta neid iialgi. Issand, kui rõve, mul on niisugused külmavõinud. Ma ei julge jalga maha panna. Nii, ma olin just karjatamas, kui mu eks ärkas. Ta higistas ja nägi hästi segaduses välja. Siis ütles ta, et peaksime lahkuma. Temal on ebamugav tunne. Temal ebamugav. Mees, kui su silmad oleks näinud seda, mida minu silmad just nägid. Nägemist. Läksimegi välja ja sõitsime taksoga koju. Teel märkasin, et mu eks oli ikka väga-väga segaduses ja kuidagi rahutu. Küsisin, kas temaga on kõik korras. Ta ütles, et ta nägi halba und. Ta jutustas, et nägi unes üht naist. Ta lamas voodis, kui see naine hakkas teda kägistama. Ta ei suutnud selle naisel nägu unustada. Naisel oli pikad tumedad juuksed, tema silmad olid veripunased ja tema nahk, no arvake ära, see oli hall. Ei, ma ei lähe enam kunagi sellesse motelli tagasi. Ei, see on kui rõve. Ja mind vaatab see hall ajunukk siin, kellel on pool aju väljas. Soovite näha teda või? Ja muidugi näita, absoluutselt. Aga ta vaatab pigem ka siukse näoga nagu, et mida helli ma just kuulsin. Tule siia tibu. No, mul siin lillad. Vaata, katki ei lähe. See vend jah. Sorry. Tervist. Sorry. Kas tal oli nimi ka või? Oli, aga ma ei mäleta. Aga tal ei ole pead. See oli see vend, kelle pärast su pea valutas ju?
Ma ei tea, kas see, jah, oli vist tema, aga ta on väga chill. Kas ta vaatab nagu mulle otsa või? Ei, ta vaatab nagu kõõrdi. Aga ta vaatab nagu, mida Helli ma just kuulsin, on ju. Jah. Ja mulle üldse ei meeldi. Ei, tšau. Okei, aga siis head ööd siit meie poolt. Ma panen ta nüüd tagasi tema kohale. Nähke seda venda unes kõik. Ma ei saa teda istuma Pooliku panna. peaga tüüpi. Tuleb raudselt mingi kolinaga alla sealt kohe. Jah, ja loodetavasti oli see tore pilt teile lõpetuseks. Aga teatud seltskonnaga näeme siis juba pärast lõpumuusikat ja räägime põnevaid lugusid edasi. Ja seda, kuidas ise seda kuulda, me juba rääkisime. Aga üleüldse, aitäh, et siin meiega olite ja kohtumise järgmisel nädalal. Püsige kõhedad.